Jou rahvas! Igatahes, täna on ilus ilm jälle väljas, vaatan siin, vahepeal 2-3 päeva kehva ilma ja vihma ja väga demotiveeriv on. Keegi siin kommenteeris ka, et kuidas, et kurat 3 nädalat pidi uut vlogi ootama, et nii sa rallid sõita. Olen nõus, mingil määral you've been heard. Samas YouTube ei ole meil Eestis selline asi, vaata, et hommikust õhtuni iga päev sellega tegeleda saad, eks ole. Anyways, kui päike on väljas, värvid ilusad, siis on jälle motivatsiooni seda kaamerat ka nagu natukene siin selle kaameraga vehkida. Eile jooksin 20 kilomeetrit üle, ma ei tea, äkki mingi 8 aasta või pole ikka väga ammu jooksnud. Ja väga raske oli. Miks ma sellest räägin üldse see, et ma siin üritan nüüd vaikselt valmistuda siis järgmise aasta Otepää 70,3 Ironmaniks, mis on siis olümpiateatanis pool distantsi, circa 120 kilomeetrit, 2 kilomeetrit ujumist, 90 rattasõitu ja 24 vist oli jooksu, midagi sellist. Aga see ei tule üle öö ja ma ei ole tippsporti teinud ikka ma arvan mingi 6 aastat nüüd. Aga kuna baas on olemas, siis tuleb vaikselt selle kallal tööle hakata. Kui keegi on väga interested in joining, siis võtke ühendust. Teeme koos trenni. Anyways, täna on siis recovery päev, ma eile seda jookse filmid, sest ilma lihtsalt nii kohutavalt kehv ja ma üritan siin ka seda mingit barefoot runningut natukene aretada, vaata, et nagu tossuda sest tallad välja ja maanduda rohkem päkale ja nii, sest tead juba vanemaks ja mingid liigesid põljad seljad kael hakkavad ennem vanutama, kui nagu tegelikult tuhhi on lihastes ja kopsus neil tuhhi on, aga lihtsalt nagu muud asjad annavad järgi. Et üritan natukene korrigeerida siis seda asendit. Aga see selleks, täna on recovery päev, tähendab, et rattakallal vaja natukene nokitseda ja kerge recovery sõit. Mõned töösed ka sekka, aga päike paistab ilma ilus, nii et nagu ikka alustame kohvipausiga. Puudutab saiakesi igasugust. Üldse igasugused küpsed ja siis õuna asjad minu arust on nii alahinnatud, inimesed üldse ei söö mingid õunapirukad või telli, aga minu arust nagu prantsuse õunapirukas, mingi õuna vanillikumi sai, õunastruud. Need on kõik minu arust kõige paremad asjad üldse. Aga tegelikult meil on üks mure. Mure on siis järgmine. Käisin siin mõned päevad tagasi rattaga sõitma, siis jalad jäid jube kangeks, põlv hakkas räigelt valutama. Ma arvan, et asi on selles, et mul on sadul liiga madal, et mul mingi pro bike fittingut nii ei ole tehtud, eks ole. Aga viimane kord, kui seda sadulet timmida üritasime selle rattaosade poistega hipodroomi juures, siis läks see kruvi siin sees, näete. Õnneks tähendab siis see võtmetükk on selle poldi sees seal, ehk siis ühesõnaga see murdus sinna sisse ära. Ja ma ei saa sadulat enam timmida. Ja ainuke võimalus, kuidas siit kätte saada on põhimõtteliselt, ma ei kujuta ette ka. Lüüa seda kuidagi ei saa, sest võib-olla raami puruks on ja alumiiniumraam ka. Ehk siis ma ei tea, mu ainuke mõte on see, et lasta siis relakaga siit sisse kuidagi ja siis nagu ta võib-olla mingi kummihaamriga maha saada. Mis tähendab seda, et uut klambrit on vaja, mis tähendab, et tegemist on tükk maad ja relakat on vaja ja nii edasi. Ja kes selle kõik ära teeks, tõenäoliselt pean seda ise tegema, sest ma ei tea, mis palju raha sellest keegi mult lõpuks röövib. Jääb meil vaeseks ka. Nii et ma arvan, et võtamegi siin õunavaniljakreemi saia ühe kohvi ja siis lähme otsime kuskilt relaka ja vaatame, kas saame sadula klambri ja siis üritame selle asja jonksu saada, siis trenni on vaja teha, tead. Ma siin võtan selle Ironmani ette, nii et ega katkis rattaga ju trenni saa teha ja vigastus ei ole nalja asi, et kui mingi põlve või puusa või kaela või mis iganes hädad siin kõik selle rattasõiduga tekkida võivad, siis tuleb nagu väga ettevaatlik olla nende asjadega. Ja nii seda võlujooki tehakse. Elu eliksiir. Ja mis? Siin on ultra high-end workstation. Kõik on pilla valla laiali vedeleb. Aga töö on tehtud.
õiges mõõdus post ka või? Mis asja? Õiges mõõdus post vist ei ole ka. Ta on natuke väiksem vist ja ma ei tea, sellepärast et see klamber on keeratud täiesti põhja ja ta ikka vajub veits. Aga mis mõtlen, et sul on siin see mingi spacer ka vahel? Jah, spacer on vahel ja ikka on veits üle, ikka veits vajub vaata. No nii, sain õnneks jooksus, ei peagi ise relakaga saagima hakkama, sest et tuli välja, et jooksupoistel oli puur olemas ja kuigi see ei ole praegu ideaalne fix, aga ma sain siia sükse suure kolaka klambri, vaata, eriti sobi siia, aga kuna see on selline scrapidest üles tehtud ratas põhimõtteliselt mingil määral, siis see on parim variant, mis praegu ajutiselt see teha andis. Kuna sadulatoru ei ole päris õige, natuke kitsam, siis ta natukene üles-alla ja külgedel hõljub, aga eks me saame selle hiljem ise kenasti jonks saada, aga praegu kodu pole jääma. No ma jõudsin koju, mis jakki sul vaja on? See roosa, see mis seal, selle ühe roosa all on. Mitte see tagi, vaid see... Roosa, see mingi siuke sametjast materjalist? Ja selle sameti oma all, mitte see sametist, vaid selle oma all. See on ikka nagu natuke tekstuurika. Mis kellaks ma kohal peal olema? No okei, läheb mingi 15 minutit, ma olen kohal. Davai. Tšau. No nii. Jacki läks hommikul tööle, ju siis hakkas külm. Lähme viime talle siis jaki. Päris. Nii see on, nagu ikka.
nagu see ikka, see asi kipub olema. Ma olen siin Jõelähtme juures praegu siin. Koogi, kes teab siis, see on Tallinnast Narva maanteel mööda välja. Sõit hakkas siin nii, et mõtlesin, eile tegin kõva jooksu 20 kiltsa, mõtlesin, et teen täna siukse recovery sõidu vaata kergelt. Kõvasti vänta ja kiiresti vänta ja panin sinna algul Ülemiste poole, siis sealt Aruküla poole, siis kuskilt Aruküla juures nägin järskuna, muidugi vastassuunas tuleb vastu mingi aeroratastega, kõigil, ma ei tea, mingi 5-7 tonnised rattad, mingi grupp 6-7 mingit triatloni sõitjat. Ja no, mis sa arvad, kas ma keerasin üle 2 rea neile sappa, et nad kinni püüda, muidugi nad olid mingi kilomeetri ees minust ja trahvtisid üksteise tuules seal kõva tempo ja ma sõtkun seal taga, hambad risti, sigistan vihamaid, kuradi pisarad, veremaitse suus, et neile järgi jõuda, et küsida, et kus need ühissõidud neil siis toimuvad, et joiniks ka võib-olla kunagi. Aga õnneks siis mingi 40 minutit purjetasin seal üksi, täiesti kotti selab praegu. Võtsin Red Bulli, mille peale mu telefon praegu toetab ja ühe korni, et natuke tankida. Aga ma sain nad tänu rongile ühel tõkkepuu taga kätte, kurat, muigasid seal mu ratta ja naljaka jutu peale, aga vähemalt olid sõbralikud ja jagasid mulle infi ka, et kus nendega teinekord joinida saab, nii et effort ei läinud aia taha, aga nüüd ma olen siin ja siuke tunne, et koju küll enam jõua. Tallinn on 23, vaata. Mingi 75 kilti on sõidetud ja mingi 25 on veel koju, nii et ei ole midagi, läheb edasi üks külm Red Bull vähemalt. Läheb edasi. No nii, Pirital omadega juba siin. Mingi 95 on tehtud. Jah, 95 on tehtud, aga üliäge praegu Pirital. See on mingi Ameerika autode meeting vist või see ühissõit. Tulevad praegu mööda Pirit, täitsa igasuguse ägedad pillid, tšeki värki. Äge. Vaat seda. Kõrõm Cadillac, Elvise pill. Kurat, äge, jah. Korraks unustasin oma valusad jalad juba ära. Vaatasid, tuleb veel mingi äge. Nice. Küll saite spondile pihta küll. Vaja koju ka jõuda, kell on juba päris palju, aga kui äge on praegu Pirital vaata, lihtsalt päike lohjub paikselt ja inimesed sõidavad rattaga, ilm on ilus ja enam-vähem soe ka. Kurat, sellistel hetkedel on elu täitsa hea, aga mul saab aku kohe tühjaks, nii et telefon kotti ja Stravasse vaja veel viimased kilomeetrid ikkagi kirja saada, nii et let's go. Biker boys ka, poega, Okei, nüüd aitab. Nii, väike rukkimisteik. Siin A Le Coq Arena juures ma nüüd siis olen. Mingi 100 kilti sõidetud, aga ma ei saa koju, sest mul ei ole kuradi võtmeid kaasas, mine vekki. Tahast mul on vaata see rattasärk taga on taskud, vast viskan võtmed ka sinna või vähemalt siis võtan nagu suure kimpu ära, panen vähemalt korterivõtme, et kuidagi välisuksest võib-olla naabrid asjad sisse või mida iganes, aga seekord unustasin, nii et ma ei saa kuidagi tuppa ja Jacki on mingi tunni aja kaugusel alles põhimõtteliselt seal, kus ma viimasena rääkisin, seal Koogis, sealt mingi siuke 10 kiltsa kuskil on tema maakoht ja ta on seal, korjab lilli, nii et põhimõtteliselt ma ei saa koju, mul on mingi tunnike surnuks üli ja siin aitasin paaril vennal selle auto käima lükata. Aku oli maha istunud, aga mis seal ikka, eks ma siis päikseloojang kadus ka siin pilve taha nüüd ära ja võtangi siis siin kerge venituse ja meditatsioonisessiooni ette ja aitab tänaseks küll. Pole ammu niimoodi trenni teinud, aga viimasel ajal nagu väikse moti jälle leidnud, et üllataval kombel keha on siiamaani nagu vastu pidanud täitsa okei, et tuleb süüa ja puhata korralikult. Aga see selleks, teiega näeme siis järgmine kord. Pidage meeles, olge ikka teinesest sõjad, hoidke jalgpedali lõboralt kokku ja tehke trenni ja nagu ikka harrastage tervislikku eluviisi. Olge ilusad, tšau!
ma olen selle ära teeninud.